tere, mina olen Meelis, tavaliselt on mul soni peas ja puskari pudel, siis te oleks mind ära tundnud, aga selle aparaadiga võib-olla kõik mitte. Et suur tänu korraldajatele, olen siin terve päeva istunud ja meeldinud on see üritus. Ma tahan rääkida ja mul on selles mõttes hea rääkida, et ega mul ainult siis silmad ei sära, kui mul puskari pudel käes on, mind teeb mingi muu asi ka maailmas õnnelikuks. Et alati mul ta kaasas ei ole. Et kurb on loomulikult, kui nii palju pead tööd tegema ja iga päev tunnen seda, aruandeid on vaja esitada. Aga ma olen sellisesse vanusesse jõudnud, et 2 last on koolid lõpetanud ja saavad endaga hakkama, et ma võin mõelda ja öelda, mida ma tahan. Et mind ei saa keegi takistada. Et see on ka suur õnn juba. Et see on suur õnn, kui sa kellegagi nii hullult seotud ei ole. Aga vaatame edasi, siis ma ei tea, nii. Et kui ma ennast nüüd hästi lühidalt tutvustan, siis mul on olnud selle aja jooksul, mis ma olen Eesti Vabariigi, ma olen sündinud Läti Vabariigis, Ape linnas, kus on praegu kuulus A1000. Aga 3 päeva seal pere 3. poeg kiiresti koju, ema oli kooli juhataja. Metsavenna poeg, ma ei saa sellest öelda, et ma ei ole, sest mul isa on olnud 14 aastat metsavend. Ma olen terve elu elanud Eesti kõige lõunapoolsemas nurgas. 6 kilomeetrit on sealt puudus. Ma olen seal firmasid asutanud ja lõpetanud, igasuguseid trikke teinud. Ma olen küsinud palju toetust, kunagi ma maaelu esinesin MES-i konverentsil ja siis ma tegin arvestust, mul oli vist 28 toetust esitatud ja 18 või 19 oli positiivset vastust ja ülejäänud olid negatiivsed, aga rõõmus olen ma pärast neid negatiivseid ka alati olnud. Et alates jäähoki varustusest, mis oli vaja külapoistele ja lõpetades kõige kallim on võib-olla siiamaani olnud, vahepeal kalatrepid ja kõige kallim vast oli robotlaut. Aga robotlauda investeering ei läinud ka kõige paremini, 4 aastat kriminaalasi algatati vahepeal. Aga lõpuks ma ikkagi sain selle robotlauda ja oli Eesti esimene ökorobotlaut. Et igasugust asja on olnud ja ma ise arvan, et kõige paremini ja mul on see ka veel hea, et ma julgen praegu investeerida, et mul ei ole enam hirmu eriti. Mitte mingisugust hirmu ei ole. Ma olen nõus noatera peal kõndima, mul on nahk on küllaltki paks. Aga ja põhimõtteliselt ma olen maaelu praktik. Ja mul lööb tõesti silmad särama see, kui maaelu läheb hästi. Kui maal on inimesi, kes seal on nõus elama. Ma olen alati jaanitulel neid inimesi tänanud, kes ei ole veel Eestist ära läinud. Ja loomulikult ka neid, kes on korraks tagasi tulnud ja ka neid, kes tulevikus tahavad tagasi tulla. Et selline ma olen. Vaata, mis siit edasi tuleb. Maaelupoliitika ja 2 sellist pilti, mis ilmestavad maaelupoliitikat. Need on tehtud Tallinna linnas, sest ma kuulsin, et siin on palju inimesi linnast, et nad tunneksid võib-olla ka, et me mõtleme linna peale. Ja mind on häirinud see maaelupoliitika, mis on Eestis olnud 25 aastat. Vahet ei ole, kes parasjagu võimul on, kes seal põllumajandusminister on. Ja see maaelupoliitika ei ole häirinud ainult mind. Viimased valimised näitasid, et see maaelupoliitika häiris paljusid neid inimesi, kes selles piirkonnas elavad. Kuigi ma ise ka kandideerisin, ja loomulikult ei õhutanud inimesi enda poolt valima, vaid ka minu töötajad said ise isiklikult valiku teha nii, nagu nad tegid, aga nad tegid sellise valiku, nagu kõik teavad. Et ei oldud rahul sellega. Mille pärast ei olda rahul? Eelrääkijad eesotsas ministriga, kõik on viimase peal, aga üks asi jäi ikkagi ütlemata. Üks asi jäi ütlemata, millest meil täna siin palju juttu tuleb. Ta ütles, et ei taheta teha maksuerisusi, aga hetkel kehtivad siuksed erisused, mis meile oluliselt kehvemad tingimused Eestis elamiseks annavad kui teistele piirkondadele. Ja ma räägin nendest asjadest konkreetselt, et siis oleks kõikidel selge. Aga milline Eesti poliitika on?
põllumajanduspoliitika. Põllumajandus on vähe räägitud, ma olen põllumajandusega tegelenud, sest ma ei kujuta ette, et ilma põllumajanduseta on võimalik maaelu teha. Paljudest juttudest siin käis läbi, et need on kõik omavahel seotud. Põllumajanduspoliitikas liigub väga palju raha ringi. Oluliselt suuremad numbrid kui need regionaalrahad, mida paljud inimesed siin jagavad. Aga kuidas neid põllumajandustoetusi jaotatakse? Vaat see on probleem. See on tõesti suur probleem. Meil on niimoodi, et me oleme väike riik, meil on 1%, alla 1% piima toodame Euroopas. Ja me tahame, ma ei tea, mis me teha tahame. Me tahame vist tervet maailma ära toita oma piimaga. Me tahame teha maailma odavaimat piima. Meil on selline piimandusstrateegia, et me peame miljon tonni piima aastas tootma. Selle asemel, et meil oleks võinud olla miljard eurot, peaks saama piimamüügi. Need on kaks fundamentaalselt erinevat asja. Ja meil on see, ja ma kardan, et järgmine strateegia tuleb samasugune. Me tahame minna kiiresti kõrgemale, kaugemale, oluliselt suuremana ennast tunda, kui me tegelikult oleme. Meie põllumajandus on täpselt nii, nagu selle Venemaa sport, kergejõustik. Seal on ilusad hallid, seal on super ilusad sportlased, seal nad hüppavad kõige kaugemale, jooksevad kõige kiiremini, aga neid ei taheta olümpiamängudele lasta juba mitmendat korda. Meil on ka maailma ilusamad laudad, meil on maailma suurim väljalüps, meil unistatakse sellest, meil on praegu teised lehma kohta väljalüpsid, meil unistatakse sellest, et saaksime esimeseks. Ma usun, et see on hea number, teadlastel on see huvitav, aga ma tahan elada ka selles riigis, kus me toodame. Ma tahan elada selles riigis, kus me toodame. Ma ei valinud selleks, ei tahtnud, et Eesti saaks vabaks selle pärast, et siin oleks välisinvestoritel hea odavat piima toota, millega maailma toita. Ma ei tahtnud selleks. Ja nüüd ma jõuan täpselt selle naela peani, mis siin kõikidest nendest juttudest, mis siin täna käis läbi, et Kagu-Eestis on eluiga on lühem, raha on siin vähem, siin on SKP inimese kohta väiksem. Aga see ongi sellepärast, et vaata, kui me Euroopa Liitu astusime, siis meile tehti selgeks see, et Euroopa Liit on selline ühendus, kus austatakse väiksemaid ja nõrgemaid ja toetatakse neid, kellel mingisugusel põhjusel on kulutused suuremad, et siis riik saaks ühtlaselt areneda. See on normaalne, kui ma praegu Itaaliasse lähen, siis need itaallased, kes meil juustu laagerdavad meil 3 korda turuhinnast odavamalt. Sellepärast, et nad on uhke, et nad saavad vahest aidata. Ja kohalikud inimesed hindavad seda kõrgelt, et üks ettevõte aitab vaest ja nad ostavad selle ettevõtte tooteid oluliselt rohkem. Vaat, see on selline ühiskond, kuhu meie peaks ka jõudma. Aga kuidas meil tegelikult on? Kui meil siin täna räägiti, et meil on võrdsed võimalused, et me ei taha teha maksuerisusi, et need on ülikeerulised need teha, siis alguses, kui me Euroopa Liitu läksime, siis oli täpselt kõik niimoodi, et LFA toetus oli selline toetus, põllumajandustoetus jagati kõigile võrdselt ja siis oli LFA toetus, et ääremaadel, kus on künkad, põllud on väiksed, kulud on suuremad, keskus on kaugemal, et siis kompenseeritakse see LFA toetus, oli umbes 1000 hektari kohta 15 000 eurot. Alguses oli nii ja kõik oli maru ilus ja õnnelikud olime kõik, saime ääremaal elasime, meil kompenseeriti Tallinnasse sõit. Aga läks natukene edasi, tuli uus minister, see toetus kaotati ära. Siis tuli võib-olla veel uus minister või sama minister, siis sõprade abiga joonistati Natura-alad. Mingisuguseid piiranguid ei ole. Joonistati Natura-alad ja nendel aladel makstakse rohkem toetusi. Siiamaani on nii. Siis tuli veel üks minister, vahetus 10 aastat läks mööda, siis joonistati nitraaditundlikud alad kuhugi. Seal, kus oli palju väetisi ja mürke ja kasutatud,
lubatud normi piirides või üle selle ja põhjavesi oli ära rikutud, see on loomulikult jama, kui põhjavesi on ära rikutud, siis selle joonistati jälle üks piir ümber sellele piirkonnale ja makstakse 20% rohkem toetust, kui näiteks praegust mulle Võrumaal. See on Kesk-Eestis, kust on 2 korda vähem Tallinnasse maad. Kui me saame näiteks 1000 hektari pealt 200 000 eurot toetust, palju siis see number on? Kuldar teab peast. Et 40 000 eurot ja kui sul on Tallinn palju lähemal, siis kulub sul piima vedamiseks ka Tallinnas oluliselt vähem raha. Mul ei ole teoreetilist võimalust konkureerida Kesk-Eesti nende ettevõtjatega, kes saavad toetust nitraaditundlikel aladel. No nii, nüüd läks uuesti jälle, tuli uus, kõik lõunaeestlased olid õnnelikud, uus valitsus tuli ja kõik arvasid, ja sellepärast valiti uut valitsust, et kõik arvasid, et see kindlasti midagi muudab, sest oldi lihtsalt tiigis kinni ja ma ise kah, ma ütlesin, kuigi ma ise kandideerisin, ma vaikimisi olin sellega nõus, et mul töötajad kandideerivad või valivad teist erakonda, et nii nagu nad tahavad, et siis nad saavad oma tulemuse ja ma tahtsin ka, et õhk oleks puhtamaks läinud, ise nii lootsin. Ja alguses oligi kõik ja usud ka nende juttu, aga mis nüüd 2-3 nädalat tagasi? Loed ajalehest uudist, Tootjate Liit, ma olen ise ka Tootjate Liidus olnud 25 aastat. Tootjate Liit kuidagi suutis ära uue ministri rääkida ja saarlastele antakse 250 eurot lehma kohta toetust, lisatoetust. 250 eurot. Ma saan aru, kui antakse sellele saarlasele, kes hoiab lehmi ja laseb kadakate vahel tal süüa, ta ei kasuta mürke, ta ei kasuta väetisi, aga antakse ka neile, kes ei lase lehmi üldse välja, kes kasutavad mürke, väetisi põldude peal lubatud piirides või üle selle, kes kasutavad 2 korda rohkem antibiootikume keskmiselt loomadel, kui Soomes kasutatakse. Kui nendele antakse ka 250 eurot, siis andke andeks. Siis mul on selline tunne, et meid peetakse lambaks. Sellepärast, et me mägime ka liiga vaikselt. Me ei tee sellest eriti välja, aga meil Võru ja Põlva Tootjate Liidus või siin Valga Tootjate Liidus oli sellest juttu. See on piinlik. 100 aastat vana riik. Need inimesed, kes selliseid otsuseid vastu võtavad, ei ela täna on teistsugune riik. Täna ei tohiks enam selliseid otsuseid vastu võtta. See ei ole normaalne. Ja kes üldse peaks otsustama? Need toetuse numbrid, ma rahandusministri asekantsleri või kantsleri juttu siin kuulsin ja ma mõtlesin tol hetkel tõesti, kui ta siin rääkis, et võiks anda need põllumajandustoetuste rahade jagamisega rahandusministeeriumile. Praegust on niimoodi, et kes jagab, kes otsustab, kuidas jagatakse seda raha, mis Eestile antakse, Euroopa Liidust, mis maksumaksjad, kes seda otsustab? Seda otsustavad Tootjate Liidud. Aga kes Tootjate Liidud on? Iga päev jäävad nad väiksemaks. Kasusaajate ring jääb järjest väiksemaks. Osa kasusaajaid on juba selliseid, kes ei ole kunagi Eestis käinud. Kuhu saab edasi minna? Kuhu saab edasi minna? Me peame lõpuks ikkagi ära otsustama, kas me tahame olla riik või oblast. Me ei saa teistmoodi, ei ole võimalik. Me ei ole enam nõus seal Rõuge vallas sellega, et need saavad toetusi sama palju, kes veavad mürke, väetisi sisse, kellel on oluliselt paremad tingimused. Ma pean maru edasi vist kõik. Ütle mulle, muidu mul 5. Okei. Aga ega meil seal ainult mure ei ole. See vaatamata sellele, et Võrumaal on, me saame aru, et meil niimoodi tambitakse peal. Me seda ei räägi eriti kõvasti. Me kannatame välja, me otsime väljapääsu teisele poole, aga see on kahjulik riigile. Kui me leiamegi teisel pool väljapääsu, meil riigiga side jääb nõrgaks ja see võib ohtlik olla iseseisvusele. Selles mõttes, et kui Eestis on üks piimafarm ja üks piimatööstus, siis ma ei tea, kas kaitseliitlastel on mõtet metsas kökitada või? Kui tuleb mingisugune roheline mehikene, ma ei oska öelda, vaevalt. Ta võib olla seal, aga ma ei tea, kui kaua, kui pajukite peal elad ja kui inimesi ka ei ole, kes on lojaalsed riigile,
kui neid ka ei ole ääremaal, siis on keeruline. Ja siis ja need samad kõik need jamad, mis olid, piimahinnad drastilised langused, kui piimahind läks 4-2 pealt 18 peale. Üle 2 korra langes 3 kuuga piimahind. Ja siis me hakkasime väljapääsu otsima ruttu kiiresti. Meil oli Piimameiereide Liit Euroopa Liidu ääremaadesse. Ma ühinesin ka nendega, kuigi ma tegelikult üldse juustu ega midagi veel ei teinud. Aga ma ühinesin nendega, sellepärast, et maksumaksja raha eest oli 90% maksti kinni, 10 oli endal vaja maksta. Ja me sõitsime alguses, esimesed aastad oli nii. Aga see protsent järjest kahanes ja lõpuks, aga me käisime 7 aastat niimoodi Euroopa erinevates riikides, alates siit Soomest, Rootsist ja Sveitsis ka käisime ringi. Ja see kogu aeg kahanes, viimane aasta oli see 0, kui me Prantsusmaal viimane kord käisime juustumessil, siis me pidime ise kõik maksma, aga siis oli meid jäänud gruppi ainult 12, muidu oli alati rohkem. Aga siis me saime aru sellest, mismoodi ääremaal on võimalik elada. Ja me saime aru sellest, et kiiremini, kaugemale, kõrgemale ei vii kuhugi, on vaja teha midagi väga head ja väga kallist. Et siis sa jääd arema. Ja enamus kohad, kus siis ellu tahetakse jääda, siin on praegust 4 Prantsuse katelt, Megardi katlad, ma arvan maailma tipp, poolautomaatne. Praegust ehitatakse Eestis piimakombinaati, kus tahetakse tegema hakata põhimõtteliselt maailma soodsamad piimapulbrid, maht olevat suur. Ma ei tea, kui selliseid, siin on 4 katet, 20 tonni, kui selliseid väikseid piimameiereisid oleks 25 tükki Eestis, siis siit oleks tulnud oluliselt kvaliteetsem toode välja. Selle toote hind, kui oleks 50, siis saaks teha niimoodi, nagu Gruyère'i originaalis tehakse. Õhtuse lüpsi lüpsad sinna vaskkatlasse 14 kraadi juurde ja siis hommikuse lüpsi lüpsad sinna peale ja siis sa saad Gruyère'iga saaks maailma areenil. Gruyère on 4 korda olnud maailma parim juust. Kui on jäähoki võistlused, siis on Gruyère alati seina peal. Aga me tahame teha siin kaudat, me tahame teha sedarit, mille hind on 2,90 Hollandist, kui lähed rekkaga järgi. Aga siin ma näitan järgmist pilti. Vaat see ladu on selline, kust alla 20 € ühtegi grammi juustu välja ei saa. Kes on juustusõbrad, tunnevad selle juustu kohe ära. See Pifo, see on Alpi kuningas. See on 2 korda kallim kui Gruyère ja Comté. Sellel juustul siit üheski keras ei ole ükski lehm andnud rohkem piima kui 5 tonni. Kui ta annab rohkem, siis ta on millegi muuga turgutatud ja siis ta ei kõlba enam selle juustu tootmiseks. Miks me ei võiks teha selliseid asju? Miks me tahame maailma kõige odavamaid ja kõige vaesemaid toita? Ma ei saa sellest aru. Tappa ennast ja toita kõige vaesemaid. Ja kuidas siis seal need asjad töötavad? Seal töötavad need asjad niimoodi, et teed kodus juustukera valmis, viid lattu, saad oma piimaraha kätte ja kui su juust on hea, 3 meest käib, koputab üle mingi aja tagant ja siis sa saad vastavalt kvaliteedile raha juurde. Meil võiks ka jagada investeeringutoetusi niimoodi, et kes midagi teeb, et sellele jagada, aga mitte sellele, kellel on mingisugune idee midagi teha. Ja kellel on sõber kuskil, kes on otsustajate ringis. Ja niimoodi on meil jaotatud. Õnneks on need ajad möödumas ja oluliselt on paremaks läinud, aga meil on tehtud suuri vigu. Aga ma ütlen, et see sama strateegia, mis nüüd edasi teha, seal peab kõvasti maale tagasi. Kes ja millisele maale? Mul on tütar Austraalias, lõpetas seesama, kes siin ennem rääkis Pärnust, käis läbi Tartu Ülikoolist. Austraalias magistrikraadi, nüüd on suures maailmas suurimas kaevandusfirmas tööl. Aga kuidas ta tagasi tuleks? Millisesse Eestisse ta tuleb tagasi? Kas ta tuleb sellisesse Eestisse tagasi, kus on rapsipõld hästi suur, 1 kord aastas käib külvik,
10 korda aastas käib mürgiprits ja 1 kord aastas käib kombain. Ja kui sa ei saa nende inimestega, kes seal roolis on eesti keeles rääkida, kas sa siis tuled sinna tagasi? Siin on praegust pilt sellest külast, kus ma ise elan. Näed, siin on droonipilt. See on vana Vasserosa koolimaja, see pilt on tehtud 2 aastat tagasi. Siia on riigi raha eest ehitatud kalapääs. Mul oli 600 000 oli projekt, tõmmati maha 200 ja alles 60 tuli endal panna, aga ma ikkagi tegin selle kalapääsu siin ära. Siis olen muru kogu aeg seal niitnud. Ja nüüd on selline inimene, kes ostis selle vana koolimaja riigi käest ära, kes elab Sveitsis ja on sinna pannud paari aasta jooksul, ta oleks võinud selle raha eest osta enda Hispaaniasse või kus iganes paar maja. Aga miks ta seda tegi? Miks ta siia tuli? Me oleme saunast aga palju rääkinud sellest. Mul on ausalt, kui enne valimisi, siis mul on piinlik, kui tullakse ja öeldakse, et meil on regionaalpoliitiline projekt, 2 miljonit jagame 3 aasta jooksul välja. See ei ole regionaalpoliitiline projekt, see on sotsiaalprojekt. Meil ei ole vaja sinna maale anda kala, meil on vaja anda õnge. Sellepärast, et näed, noored naised on, meil on Tartus, meil on rakletiaparaat seal, me tahame midagi teha. Me tahame kuhugi jõuda. Meil on seda keeruline teha, kui me saame vähem toetusi, kui teised saavad. Me tahame teha, siin meil on, näed, seal on tuu vana hää puskari pudel. Siin on, see on Võru tsentris, Võrus on hää tsenter ja Tartus on kunstikool. Noored on tiivad andnud, näed, sellele metsakohina pudelile. Aga mis viga, Eesti on 100 aasta vanune riik. Siin on alkoholiseadus, 1 firma suudab teha puskarid. Läti on samasugune riik ja sama vana. Metsakohin, ükskõik mis ma võtan, metsakohin, Hansa, puskar, kõik on ühes kohas tehtud. Aga kui ma tahan punkris puskarit sõrme otsas põletada, siis ma ei hakka põletama moopiirituse tehades, kuigi au ja kiitus väga head teevad. Aga ma tahan midagi erilist ja see on mul toodud Kulbenast. Kulbena on Läti 80 kilomeetrit mul punkri juurest. Seal on inimene, kes võttis Saksamaalt, tõi vanad seadmed, garaažist ajas siguli välja, glasuurplaadid pani seinte peale, vana puskari vabriku tegi korda ja kui küsis, kas aktsiisiladu tahad näha, ma mõtlesin loomulikult, siis ta tõmbas vana riidekapi lahti ja näitas mulle aktsiisiladu. Aga mis meil siin aktsiisilaost enne eelrääkija tegi? Et 100-aastane riik on teinud seaduse ja 1 suudab täita. Siis on siin teine asi, mis on ka jälle mul seal lastud juba ära kujundada. Eepose juust. 1,5 aastat rääkisin, ajasin asju, Usterval, Sirje Kahu Tartust aitas mul asju ajada, et seda nime patenteerida, et keegi ei saaks. See on Epoa, põhimõtteliselt sama asi, mis Epoa. On prantsuse juust, Napoleoni lemmik. Aga selle juustu eripära on see, et 12 esimest päeva pestakse puskariga. Me tahame sinna anda Võrumaad võimalikult palju sisse, me tahame suitsusaunas kasvatada linnased. Suitsusauna linnastest tahame teha puskari ja sellega siis pesta. Et seal on Võru ja tahame nimeks panna Eepose esimene köide. Ja Eepose teine köide on veiniga pestud, mis on Võrumaal tehtud, ja Eepose 3. köide on vesioina veega pestud. Mis see vesioinas on, ma ei tea, aga vesioina veega saab seda pesta. Aga kuidas me saame Vettametiga, ma ei oska öelda, igal juhul homme me seda juustu esimest korda Metsavenna talus teeme, juustupoisid tulevad ja Biokist tulevad. Et tahan tänada kantslerit, kes peatas Metsavenna poes kinni. Siis oli juustulett veel selline. Täna on juustulett juba natukene pikem. Selle leti andsid meile prantslased ilma rahata. Need juustud on toodud Prantsusmaalt, eelmisel laupäeval jõudsid nad Metsavenna tallu. Siin üks vein on Barolo veiniga laagerdatud juust. Eelmine aasta Veneetsias kuldmedali gurmeejuustude võistu ja kõik need on praegu Metsavenna talus saada. Neid on võimalik maailmas 7 kohast osta. 1 koht on Metsavenna talu.
kui riik meid usaldab, siis võid tulla 5 aasta pärast samasse poodi ja sa näed sellist pilti. Ei peagi tulema, ei pea olema 5 aastat. Võib-olla see on Lapojana ühistu pood. Me tahame sinna ühistu liikmeks saada, meid on põhimõtteliselt kutsutud, aga me ei ole veel põhikirja sealt tõlkinud. Me tahame nende ühistu liikmeks saada ja kui me nende ühistu liikmeks saame, siis on kõik 51, praegust on meil 13 sorti Lapojana ühistu juustusid seal leti peal. Siis on, kui meid usaldatakse, siis tuleb niimoodi. On vaja selliseid piirkondi Eestis, kus sa saad põldu harida, aga selliseid on ka vaja, kus on kvaliteetne elu. Ja me tahame, et Rõuge vald oleks selline. Me ei taha Rõuge valda 3000 pealist farmi, me tahame sinna 150 pealist farmi, kus tehakse selliseid asju. Ja 10 aasta pärast on selline juustukelder ja kooperatiivi esimees on näed seal praegu. See on see, millega hakatakse Metsavee Nadalust Tartusse juustu vedama. Veoauto. Yeah. Olgu peale, aga Meelis, kui sa ütleksid nüüd ühe asja, vaata, muidugi on palju asju ja võiksime ju rääkida, et kui sa oled erakonnas olnud ja kandideerinud, et miks ei kuulata, eks, et see erakond on seda võimu ju väga pikalt teinud, eks, et kuhu see takerdub, oleks üks asi, mida kuulda tahaks. Aga ikkagi ma võib-olla küsin nagu siin tänase kontekstis, mis on see nagu üks muudatus, mida sa reaalselt ootad? Et sa siin ütlesid ka, et oleks usaldus, need kõik on sellised natukene kirjanduslikud sõnad ja tunne, eks ju, ja see tunne kas on või ei ole, keegi näeb seda ühte teistmoodi. Aga reaalses elus, mis sulle tundub, võiks muutuda? Aitäh. Erakonda ma astusin 24 veebruar hommikul tulin üles, kirjutasin interneti avalduse, panin 2 inimest valgel. 24. igasuguseid asju inimesed teevad. Ja sellepärast, et kui ma olin Mõniste vallas ettevõtja ja ise volikogus ei olnud, siis taheti nii ära nullida ja siis Kaino tuli, ütles mulle, et tule astuga erakonda ja teeme Mõniste vallas midagi, muudame ära. Ja siis ma lastusin Mõniste niimoodi. Ja me muutsime Mõniste vallas, me Rõuge valda läksime, ma arvan, meie vallas olid kõige puhtamad paberid, meil ei olnud vaja mitte midagi häbeneda. Teiste valdade paberitega, vallavanem on siin, võib praegu seda juttu tunnistada. Ja erakonda, ma ei ole olnud aktiivne erakonna inimene, ma ei ole tahtnud ennast siduda, ma ei ole küsinud nende käest mingit sootustusi, et mulle tehakse mingit sootustusi. Ma ei ole kunagi läinud niimoodi, et põrsas on ühes kotis ja puskar on teises kotis, nii nagu, ja siis oma oblastile paremad tingimused välja kaubelnud. Ma ei ole seda kunagi teinud. Aga ühiskondlikus elus olen tahtnud kaasa lihtsalt rääkida, sellepärast olen kandideerinud. Aga ma ei ole kunagi olnud eriti aktiivne. Peaks olema äkki võib-olla hoopis. Ma mõtlen küll, et põrsas kaelas peaks minema kuhugi. Seda tõesti ei peaks tegema. Aga ma mõtlen, et ikkagi, et miks see muudatus ei toimu? Me räägime ju nagu poliitikast ja poliitik peaks ju tahtma, et sul oleks hea ja et sinu teistel inimestel seal lähedal oleks hea. Üks muudatus, mis on seesama, ma ütlen, et sellised asjad, mis on oblastile omased, kus on tehtud soodustusi, millest ei ole aru saada, arusaamatud soodustused. Need arusaamatud soodustused tuleks ära kaotada. Ja loomulikult peaks uuel perioodil toetusi jagama niimoodi, nagu Euroopa Liidus on kombeks. Need, kellel on suuremad kulutused. Meil on vaata niimoodi, meil on põllud väiksed, meil on 1, 2, 3, 4, 5 hektarit põllud suured. Ma olen ise põldu niitnud. Kui ma niidan 2 hektarilist põldu, näiteks 10 põldu, ma saan 20 hektarid ainult ära, ma niidan seda mitu päeva. Samal ajal ma võin 100 hektarist põldu niita 5 tunniga ära. Mul läheb 5 korda vähem kütust, 5 korda vähem aega, ma pean 5 korda vähem palkasid. Ja vaata, siit tulebki see välja, mille pärast seal Võrumaal on see tervis on kehvem. Raha on vähem, sellepärast, et me peame sama tulemuse saavutamiseks, et saada 10 liitrit piima. Me peame oluliselt rohkem kulutama energiat, me peame rohkem kütust, kõike kulutama, me peame oma tervist ka rohkem kulutama. Ja kõikidest nendest statistikatest, mis siin täna räägiti, tuli see sama number välja.
Vaata, ja Euroopa Liidus me oleme aru saanud niimoodi, et need toetused peaksid selle kompenseerima, siis meil SKP inimese kohta tõuseb, siis meil eluiga tõuseb, siis me saaksime tunda ennast Eesti kodanikena, võrdsete Eesti kodanikena. Aitäh, Meelis! Aitäh!